Tervist, minu nimi on Aleksander Eeri Laupmaa ja vaatate Fotograafiska jutusid. Minu tänane külaline on Levile asutaja Daniel Faarik. Tere, Daniel. Tere. Esimene küsimus, mis asi on hübriidsõda? Kõige lihtsam vastus on vist, et hübriidsõda on viis, kuidas kõiki võimalusi kasutades kellelegi teisele halba teha ja teda nõrgestada. Et ma arvan, et see hübriid tähendabki seda üldiselt, et kasutatakse kõiki vahendeid. Et kui me võtame nagu tavapärase sõja, siis me kujutame ette, seal on relvad ja seal on sõdurid ja nii edasi, siis hübriidsõja ajal mõistetakse seda, kuidas see sõda nagu valgub kõigisse võimalikesse muudesse valdkondadesse. Et kas see on siis näiteks mingisuguste tavaelu objektide kasutamine, näiteks tuletame meelde siis kaksiktornide ründamise New Yorgis, kasutati reisilennukit, et see on ka mõnes mõttes hübriidsõda. See võtab midagi, mis on hästi tavaline, normaalne ja siis järsku annab talle nagu uue tähenduse või kasutusviisi, milleks on siis ründamine. Kasutatakse ka kõike, mis võiks heidutada teist poolt, keda nagu rünnatakse, langetada tema võitlustahet, lõhkuda tema ühtsust. Ja selle lõhkumise puhul siis ongi kõige tüüpilisemad asjad on igasugused kuulujutud, näiteks konspiratsiooniteooriad, et vaadata, kuidas inimesed siis omavahel neid pärast lahendavad, kui sa oled mingisse riiki lasknud mingisuguse nagu vastiku kuulujutu lendu ja siis sul on mingisugune hulk inimesi, kes seda aktiivselt levitavad. See on üks hübriidsõja võimalikke tõlgendusi, ma arvan, aga endale meeldib ka mõelda seda, et nagu paljud mõisted meie ümber on muutunud vedelaks mõnes mõttes, et me ei oska neid enam nimetada, et ma mäletan, et kunagi tuli poodi selline asi nagu Hiina pirnõun ja siis ma mõtlesin tol hetkel ka, et tal ei olegi nagu oma nime, ta on nagu pirn või õun, aga ta ei ole tegelikult kumbki, ta on mingi nende hübriid ja siis, või siis on olemas selline asi nagu leib ja sai on kokku pandud saib, et meil on nagu mingisugust asjade nagu piirid nagu on nagu muutunud auklikuks ja neist saavad mingisugused sellised vähem nagu vähem arusaadavad ja sellised sogasemad asjad ja hübriidsõda on mõnes mõttes samasugune asi, et ta ei ole, osaliselt võib hübriidsõjal mõista ka seda, et seal on ka relvad ja siis muud asjad koos. Aga see uuem osa temast on just selline, et ta ei ole ei sõda ega rahu. Et see ongi selline, seda on isegi nimetatud inglise keeles sellise sõnaga nagu unpeace, ebarahu. Kuskil on nagu kogu aeg mingi häire olukord, kuskil on kogu aeg midagi valesti ja siis samal ajal justkui nagu ametlikult ei ole ka. Et see on see tunne, mis on hästi tavaline, nagu ka mina arvan, olnud juba viimased aastad kogu aeg Eestis ja paljudes teistes maailma riikides. Ja tegelikult on ka üsna palju võimalik nagu faktiliselt näidata, et osa sellest on ikkagi kellegi poolt nagu meelega tekitatud. Aga nüüd siin on jälle hästi lihtne minna ise mingitesse konspiratsiooniteooriatesse ja mis ma nagu arvan, et hübriidsõja üks hästi suur iseloomu omadusi on see, et kui me võtame jälle selle mittesõjalise poole, et seal otsitakse üles juba olemasolevad nõrkused ühiskonnas. Et ma ei tea, kas sa oled näinud sellist filmi nagu see oli vist 300 ja seal olid siis kui me eksi Sparta sõdurid kaitsesid ühte väikest mäekuru ja neid oli hästi vähe ja siis nad kaitsesid selle suure hulga pärslaste vastu, kui me eksi. Ja siis neil oli üks sõdur, kes oli selline ta oli füüsiliselt nõrk ja ta oli küürakas ja ta ütles, aga ma tahan ka teiega koos sõdida, mis on endast tõmba lesta, et sa oled nagu mõttetu. Ja siis ta läks ja reetis nii-öelda salakäigu spartalaste selja taha. Ja ma arvan, et see on nagu, ma olen selle filmi peale tihti mõelnud, kui ma olen vaadanud seda, et ühiskonnas on tegelikult väga palju inimesi, kellel ei ole häält, kellel ei ole nii-öelda osalust selles ühiskonnas ja tunnevad ennast kõrvale jäetuna. Ja siis tuleb keegi, kes pakub neile nagu mingisugust tähelepanu, uut võimalust. Ja mina arvan, et see on kriitika ühiskonna pihta lõpuks, mis juhtub. Et kriitika selle kohta, et miks on üldse inimesed kõrvale jäetud ja mida rohkem neid ühiskonnas on, seda kergem
on seda ühiskonna rünnata ka hübriidsõjaga minu arvates. Väga-väga kaunis kokkuvõte. Kus kohas sa ütleksid, et praegu meie ühiskonnas seda hübriidsõda nii-öelda kõige rohkem tunda on või siis kui nagu päriselt tunda ei olegi, siis kus ta tegelikult kogu aeg nii-öelda käib, aga võib-olla iga päeval nagu tänaval ringi jalutades me ei saa aru sellest? Ma arvan, et loomulikult COVID-i epideemia või pandeemia valguses on hästi palju selliseid traagelniite välja tulnud ja üks põhjus on ka see, et inimesed on selle all väga erinevalt kannatanud ja need inimesed, kes jällegi juba nagunii võib-olla on olnud kehvemas seisus, kellel ei ole võib-olla olnud võimalusi kogu aeg kodukontoris istuda ja tööd teha, et mulle tundub, et üsna kerge on ka sealt nagu jõuda sinna, et võib-olla mitte mõista, miks vahepeal maske kanti näiteks või praegu tegelikult ju maskide kandmise nõue jätkub, aga täna on see päev, kus enam seda tõendit ei küsita vaktsineerimise kohta. Aga ma ise olen juhtumisi seda proovinud ka ise aru saada ja ühel hetkel ma pöördusin ühe sellise antropoloogide meeskonna poole ja me tegime koos uuringu koos mõnede sõpradega ja siis koos nende antropoloogidega tegime ühise uuringu, et aru saada, et mis on Eestis nagu juhtumas ja see oli juba aastal vist oli 2019 kevadel ja meid huvitas just see, et miks inimesed lähevad äärmuslusse. Ja me intervjueerisime siis koos antropoloogidega umbes 40 inimest, kes siis kas ise tunnistasid seda või kes olid mingisugustel põhjustel nähtavalt nagu kaldumas nagu oma tavapärasest elust rohkem äärmusluse suunas. Ja nad olid peaaegu kõik väga sellised toredad inimesed ja neid ei ühendanud eriti paljud asjad. Ja mõtlesime, et mis asi neid ühendab. Ja lõpuks ma sain täiesti selgelt aru, et see sama asi neid ühendaski, et nad kõik tundsid, et nad ei ole osa sellest Eesti nii-öelda eduloost. Ja nende inimeste puhul näiteks hästi tihti kehtis selline reaktsioon, et kui mõni tipp-poliitik tuli neile ütlema, et Eestil ei ole kunagi elu nii hea olnud kui praegu, siis nemad ütlesid, võib-olla teie Eestil, aga see, kus mina elan, sellel on raske. Ja jällegi ma jõuan nende traagelniitide juurde, et seal tuli umbes 8 erinevat tüüpi inimesi välja ja neil kõigil oligi, reaalselt sa näed, et neil on elus mingisugused raskused ja sa näed, et nad tunnevad, et nendega ei räägita, neid ei kuulata. Ja ma arvan, et see on loonud pinnase ka selliste väga alternatiivsete nagu näiteks antivaktsiini ja muude selliste teooriate suunas. Aga ma olen ise üsna kriitiline ka sellise tavapärase nii-öelda Eesti eliidi suhtes, kes oma reaktsioonidega sageli veel võimendab seda. Et ütleme näiteks, et mina saan aru päris mitmetel juhtudel, miks mõned inimesed kõhklevad vaktsiinide osas. Nüüd panna need kõik inimesed ühte patta mingisuguse infosõja kontekstis on tegelikult täiesti vale, mis võib lihtsalt veel suurendada seda probleemi. Nii et seal on hästi palju selliseid asju, milleks me võib-olla ühiskonnana nagu valmis üldse tegelema või reageerima. Et selline jõuga reageerimine võib vahel viia ka olukordadeni, kus tegelikult asi viib hoopis mingisuguse inimeste veel suurema võõrandamise. Ja ma hüppan siia korraks vahele, sest see sama näide, mis sa tõid, et see, et võtta nagu, ma ei tea, peaaegu pool rahvastikust ja öelda, et te olete kõik, ma ei tea, vandenõuteoreetikud või te kõik usute mingisugust propagandat või sellist asja, et see on täpselt sama jabur väide nagu mingite inimeste väide, kes väidavad seda, et et see on kõik mingisuguse kaballi korraldatud ja me kõik oleme 5 inimese poolt juhitud, et need on üks on üldiselt ühe maailmavaate äärmuslik näide ja teine on teise oma. Aga nii tihti juhtubki see, et sellel hetkel, kui me ise mõtleme, et meie oleme ju selle mõistlikkuse poolel, meie ju saame aru, kuidas asjad toimuvad, aga siis on nii lihtne öelda, et kõik see, aga see on täpselt samamoodi nagu niisugune vandenõuteoreetiku suhtumine, et te olete kõik samasugused, te olete kõik ühes kambas, et see jällegi tekitab polariseerumist hästi palju rohkem. Nõus, et sul ei tohi olla nagu kõhklusi või sa ei tohi nagu küsimusi küsida, et kui me jõuame sinna, et neid ei tohi keegi küsida nagu enam, et siis me oleme jõudnudki sinna, kus me ise täituva ootusena nii-öelda lõhume oma enda ühiskonda. Ja sama ju perede kohta, et kuskil on see, ma arvan, et see nii-öelda hübriidsõda või mis iganes, et on selgelt olemas vaenu õhutavad
Venemaa poolt nii-öelda rahastatud meediakanalid ja nendes liigub ikkagi selliseid teooriaid, et mis on tõesti nagu, et kui sa neid esimest korda kuuled, nagu sa lihtsalt vihastad, nad ajavad raevu lausa. Et ongi küsimus selles, et kas me peaks selle järel nagu täielikult lõpetama suhtlemise näiteks oma sugulasega, kes seda arvab ja see on nagu üliraske nagu teema. Ja ma arvan, et pigem ongi see, et me peame nagu õppima, kuidas selle olukorraga toime tulla. Siin ei ole ka mingit super lihtsat lahendust, aga see lahendus ei saa ka see olla, et me oleme kõik tülis nagu. Et see on nagu ka täiesti jabur nagu lahendus. See tegelikult näitabki seda, et meie moraal, ehk siis see hübriidsõja üks nagu selline eesmärk ongi täidetud, et meie moraal on madal. Me enam ei tegutse ühiselt. See koht, kus see sama teema mul on kõige rohkem muret tekitanud viimasel ajal, on see, et me oleme nii palju aastaid teadnud seda, kuidas näiteks Hiina, eks ole, on väga-väga pikka aega täielikult piiranud oma inimeste inforuumi. Nad ei saa pääse ligi väga paljudele lääne uudistele, nende Google on täiesti teistsugune, kõik on täiesti teistsugune. Lääne poolt me oleme alati seda mõistnud hukka, et see on, eks ole, vabade arvamuste info piiramine ja sellist asja ei tohiks justkui teha demokraatlikus riigis. Aga mis nüüd on juhtunud ka meil siin, eks ole, ainult viimase paari nädala jooksul eriti intensiivselt, on see, et kuna meie näeme kuskilt mujalt tulemas ohtu, siis me justkui õigustame täpselt neid samu seisukohti, et blokeerime ära, keelame ära, ei pääse enam ligi. Ja mul on lihtsalt selline tunne, et kui meie tahame ju sellisest maailmavaatest eristuda ja pakkuda midagi paremat, siis me ei ole mitte liikunud nende maailmavaatest eemale, vaid me oleme liikunud sellele hoopis lähemale. See on minu enda täpselt samasugune probleem olnud, et kunagi ma olin nagu uhke selle üle, et Eestis ei ole tegelikult ära keelustatud mingisuguseid Vene infokanaleid. Võib-olla nad ei olnud ka siis nii raevukad. Ja ma mõtlesin, et see on täpselt see, et kui me seda hakkame tegema, siis me oleme nendega nagu sarnased, nagu diktatuuri põhimõtted ja sellega ta on tegelikult juba võitnud. Siuke nagu kuidagi väga eepiliselt kõlav nagu ja ilusasti kõlav mõte oli mul. Aga praktikas ma arvan, on juhtunud selline asi, et see meie inforuum ongi nii palju muutunud. Näiteks igasugused küberrünnakud, et seal on ju samamoodi, et kasutatakse ära mingid väga lihtsaid vahendeid. Näiteks see, kus lihtsalt niinimetatud DDoS rünnakus hästi palju päringuid tehakse ja sul lihtsalt kukub koduleht maha ja siis mida sel puhul üks variant, mida Eestis on proovitud, on see, et lihtsalt nopitakse ükshaaval maha need nagu ründevektorid, et kust nad tulevad. Sama asi on nüüd sellega, et minu meelest nopitakse nüüd ükshaaval maha neid mingisugune trollimis nagu saite ja asju. Ja ma ei saa küll, ma praegu ei tunne, et seda ei peaks tegema. Minu meelest me ikkagi peamegi praegu neid maha noppima. Aga see on ka mingi tõehetk, mis ütleb, et mis on see nagu siis meie ühiskonna nagu kõrgem positsioon. Et ma saan aru, et kui on hästi selgelt näha, et on olemas nagu selgelt nagu mingid tunnused, et see on selgelt vaenulik tehtud ainult selleks, et lõhkuda, mitte midagi seal ei ehitata, see on ründamiseks, selle tulemus on väga halb, aga ühel hetkel on see piiri nagu raske tõmmata. No just täpselt ja minu jaoks ka see tekitab nii keerulise küsimuse ja kui me oleksime näiteks Hiinas või kui me oleme Venemaal, Hiinas juba pikemalt on see käinud, siis see põhjus, miks nemad keelustavad seda sama lääne inforuumi, on täpselt selle sama ju vabandusega, et nemad ütlevad, et ei, et te tahate lihtsalt oma solgi ja jäätise ja Coca-Colaga ja TikToki videotega, eks ole, rikkuda. TikTok on Hiina sait. Ma tean, TikTok on Hiina sait, aga Hiinas TikTok näitab täiesti teistsuguseid asju. Okay, Hiina TikTok näitab lastele ainult teadusvideosid ja sellest, kuidas mingisuguseid füüsilisi, praktilisi asju teha, aga jah, selles mõttes mu näide oli natukene kehva, aga nende point on kogu aeg see, et me ei lase teie meediat endale siia sisse, sest te lihtsalt solgite meie ühiskonna ära. Ja see ongi niimoodi, et kui me vaatame seda nende poolt, siis meil on see, et kulge, et come on, et mida te ajate, et te lihtsalt piirate vabadust, et te lihtsalt tahate oma rahvast kontrollida, aga siis mingil hetkel me hakkame seda ise tegema, sest me näeme seda, et kulge, te ju ilmselgelt ründate meid ja te ilmselgelt proovite juurida nagu meie asjusid pinnast alt välja. Et seal on raske leida seda kohta, et mis hetkel see siis on õigustatud ja mis hetkel see ei ole õigustatud. Ja see ütlus, mis mul selle kohta pähe tuleb, on see, et kui sa midagi nead, siis see asi neab sind vastu. Ehk siis kui meie oleme kogu aeg see, et teid ei tohi piirata, teid ei tohi keelata, sest see on paha, siis läheb 10, 15, 20 aastat mööda ja siis me järsku näeme, et oi pagan. Kui me ise seda sama asja ei tee, siis meid lihtsalt süüakse seest poolt ära. Ja ma arvan, et siin siiski on olemas mingisugune tulevik, mis ei ole nii hull, et ma toon ühe näite, et
Inglismaal oli, kui raadio tuli, siis raadiostuudiod olid sellised kohad, kus iga inimene võis nagu sisse minna ja kuidagi ka uudistada ja kaasa rääkida. See oli hästi alguses. Et see oli nagu, aga noh, sealt tõitakse ilmselgelt nagu samasugused probleemid nagu praegu võib-olla mingisugune, vahepeal siin oli näiteks Delfi on Eesti siuke kommentaariumi lipulaev alati olnud ja tõsiselt nagu proovinud mitte neid nagu keelustada, isegi siis, kus seal on nagu trollid ammu sees. Nüüd nad on midagi teinud sellega. Et ühesõnaga lõpuks sa saad aru, et kui netikommentaarium ei peegelda enam sellist rahva arvamust, vaid seda lihtsalt kasutavad mingisugused vihkamise insenerid, siis sa lihtsalt pead selle kinni panema. Aga see ei tähenda, et sinu selles väljaandes ei ole kõikide hääli kuulda. Et need on ikkagi erinevad asjad. Et lõpuks, ma arvan, jäävad siiski mingisugused usaldusväärsuse nagu väljakud. Ja ma arvan, mis meid eristab sellisest mittedemokraatlikust riigist on see, et me laseme sinna väljakule nagu palju rohkem inimesi, palju rohkem hääli ja see ongi see tulevik, ma arvan. Ja ühesõnaga vist on lihtsalt see, et kuna kogu see infomaastik sotsiaalmeedias on nii noor, siis ei ole veel välja kujunenud need samad asjad, nagu meil on riigipiirid, eks ole, ja kõik teavad seda, et mingi kogus immigratsiooni hea, täielik immigratsioon enam ei ole hea ja kuskil seal vahel on see, piir, eks ole, et kust asjad on hästi. Lihtsalt näide, aga me ei ole seda sama asja, me ei ole veel nagu internetimaailmas sinna jõudnud ja mingid riigid on võtnud täieliku piirid kinni poliitika ja meil on siiamaani olnud see, et piirid vaba, tee, mis tahad, oksanda ükskõik kellele peale, aja, mis iganes nagu soga välja ja nüüd me hakkame nagu, mida nii-öelda hirmsamaks ja ohtlikumaks olukord läheb, siis hakkame jõudma sinna nagu balanssi. Ja ma isegi see immigratsiooni paralleel mulle väga ei meeldi, aga seal on muidugi mingi analoogia, et loomulikult ükski riik ei tee kõigile piire lahti, vaid kontrollitakse, et kas sa oled nagu ikkagi heauskne inimene ja kõik, uus tehnoloogia tuleb, siis ta alguses on nagu selline, et sellega ei osata veel kõike teha. Vahepeal kindlasti juhtub ka see asi, et paratamatult need professionaalsemad asjad hakkavad rohkem silma torkama ja tõmbamagi inimesi enda juurde. Et nagu kunagi alguses oli see, et kino tuli, siis oli see lihtsalt üks mingi vedur jõudis jaama, must-valge klips oli tohutu ime, aga siis mingisugune juba mõnikümmend aastat hiljem tulid nagu tõsiselt võetavad nagu tohutult sügavad draamateosed ja ühel hetkel oli sul Tuulest viidud ja ühel hetkel oli sul, ma ei tea, mingisugused kas või, ma ei tea, Sõrmust ei saanud või mis iganes. Kõik see on tohutu nagu mitmekihiline nagu kunstivorm, tohutult suure produktsiooni ja kõigega, et igas valdkonnas on algul see mäsu, nagu see raadiojaamas ka ja siis üks hetk öeldes, kuule, kõik ei saa siia sisse tulla praegu ja siis, aga see läheb ka nii palju nagu raskemaks seda nagu teha, et algul oskavad kõik pusida nagu selle uue tehnoloogiaga, aga siis on juba siin mingi meeskonnad ja asjad. Daniel, üks uuring, mida ma nüüd juba paar aastat tagasi lugesin, kuulasin selle kohta, oli see, et ei ole võimalik inimeste arvamusi täielikult muuta läbi selle, missugust infot sa neile ette söödad, aga üks asi, mida on võimalik teha ja mida väga aktiivselt ära kasutatakse, on see, et kui kellelegi kuskile suunda juba vaated on, siis neid ekstreemsemaks muuta on väga-väga kerge. Ja mis tuli välja mingisugusel hetkel oli see, et see koht, mis seda kõige rohkem põhjustanud on, ei ole mingisugused ära peidetud netifoorumid nagu mingisugune 4chan või 8chan või sellised kohad, vaid see, kus see kõige rohkem juhtub, on koht nimega YouTube. Ja seda lihtsalt sellepärast, et nende algoritmid on nii hästi tehtud, et kui sa leiad midagi, mis on siuke, siin on midagi natuke salapärast, siin on midagi, mida sul nii-öelda peavoolumeedia ei kata, sa leiad selle ja see võib olla täiesti nagu väärtuslik uudiste sait, sa leiad selle, aga mida YouTube'i algoritm hakkab tegema, on see, et ta keerab lihtsalt sinna vinti kogu aeg peale, sest tal on see, et kui sulle meeldis see, siis sulle see veel ekstreemsem asi meeldib veel rohkem ja väga-väga kiiresti on võimalik inimestest, ongi kellestki, kes juba natukene ühtemoodi arvab, seda nii-öelda keerata aina ekstreemsemaks. Ja, see on üldiselt teada ka suhtekorraldus, mis on minu vana eriala, et 20. sajandil, terve 20. sajand enne igasuguseid nagu interneti ja kõike nagu oli teada üks asi, et võta olemasolev trend ja võimenda seda. Ja keegi ei leiutanud nagu mingisugust uut asja, vaid kui nagu märgati, et inimeste käitumises on aga mingi huvitav asi juhtuma, siis turundajad, suhtekorraldajad, igast müügimehed, propagandistid tasusid seda võimendama.
nii et see kõlab mulle küll nagu, ma seda konkreetset uuringut ei mäleta või ei ole kuulnud, aga see kõlab nagu väga usutavalt. Aga et inimeste enda vaadete muutmisel ongi üks hästi tähtis asi, mis tänapäeva maailmas on kuidagi veel tähtsamaks läinud, ongi see identiteet, et kui sa võtad mingi inimese, tema arvamuse, siis see ei ole nagu sageli loogika küsimus, vaid see on tema nagu osa tema olemusest. Ja mida siis internet nagu justkui teeb, on see, et ta pakub sellele olemusele järjest nagu paremat nagu tuge. Et seal on ka emotsioonid ja seal on kogukond ja see ühel hetkel sa ei ripu mingi argumendi küljes, vaid sa oled osa mingisugusest asjast, millega su elu on palju suuremal määral seotud. Asi ei ole mingis loogikas, et keegi ütleb, et kuule ära usu seda, et sellepärast, et ma ei tea, 2 + 2 on 4, on ju. Siis hakkad mõtlema kogu selle kogukonna peale, kes ütleb, et see on 5 ja seal on inimesed, kes sulle meeldivad ja viimaste aastate ainsad head asjad su elus juhtusid nendega koos ja see on, et pekki nüüd, okei, see 2 + 2 liiga lihtne näide, aga oletame, et mingi asi, mida on raskem kontrollida. Ei, ma ei tea, mul on nagu lojaalsus tekkinud kõige selle osas. Ja kui sa ütled, et 2 + 2 on 5 ja nad annavad sulle sooja koha, kus olla ja annavad sulle süüa ja annavad sulle kogukonna, siis lõppude lõpuks sul on see, et mul on jumala suva, kas 2 + 2 on 4 või 5, mul on nende inimestega hea olla, nii et see lihtsalt see muutub nii ebaoluliseks mingisuguse info tõelisus või mitte tõelisus. Ta muutub just kui tausta asjaks, jah, sest et lõpuks hakkad mõtlema, et palju on asju, mida me ka ei tea maailmas, on ju. Kas me oleme selle, sulle aju mõtleb välja ka väga palju põhjendusi, miks võiks olla ka selles nagu täitsa arukas kahelda. Ma tulen korraks, Anna, andeks, ma segan korraks vahele, sest mul tuleb meelde ka, mis sa enne ütlesid selle kohta, et nii paljud sellised inimesed, kes väga kuskil ekstreemsusesse langevad sinna selle pärast, et nii-öelda selles peavoolus mainstreamis neil ei ole kohta. See praegult kehtiv ühiskonnakord ei ole andnud neile seda heaolu, mida nad justkui ootaksid. Aga seal on see teine pool, mis on ka see, et need inimesed, kellele see on andnud heaolu, siis nendel inimestel me peame ju ka tunnistama, on aktiivselt nii-öelda väga hea põhjendus mitte küsitleda selle ühiskonna probleemkohti. Ehk siis see on niisugune väga keeruline olukord, kus, et kui sul ei ole seda head kohta antud, see annab sulle ka selle võimaluse, et okei, siin on selle ühiskonna vead, siin on probleemid, siin on asju, millega me ei tegele ja teiselt poolt kui sa oled selles heas kohas, sul on see, et okei, ma vaatan sellest asjast mööda, sest ma ei taha siin oma, ma ei tea, palka või mingisuguseid häid suhteid, eks ole, panna küsimuse alla. Väga õige, et mul on küll, võib-olla ma isegi ei ütleks siin heaolu, sest see viib mingisuguse sellise ideoloogilise konfliktini, kui ma ei taha minna, et ma ei arva, et kõik inimesed peaks täpselt võrdne heaolu olema või midagi. Aga esimene asi, mida tuleks anda, on hääl ja osalus. Et sa tunnedki, et mul on mingi mõju ja mind kuulatakse. Heaolu, see on mingi järgmine tase, et ma ei oskagi seal rääkida. Aga võt see on puudu. Ja nüüd ongi 2 mõistet, mis on mind ennast või 2 asja, mis on mind ennast pannud vahele nagu mõtlema, ongi kriitika siis sellesama nii-öelda võimul olevate inimeste või nii-öelda eliidi osas. Üks ongi see, et kui hakata vaatama näiteks seda keelt, mida räägitakse, et kuidas inimesed peaksid käituma, ma ei tea, COVID-i ajal, kuidas nad peaksid käituma, kui neil on mingisugused juriidilised probleemid või kui neil on midagi, kus nad peavad, ma ei tea, oma tervise pärast muretsema, siis see keel on kohutavalt raske. Seda mõistab, ma arvan, ainult osa ühiskonnast. Ekspertkeel. Alati toon selle näite, kus Jüri Ratas läks peaministrina AK-sse, ütles, et maski kandmisest peab saama sotsiaalne norm. Sa lähed AK-sse, see sotsiaalne norm, mida see tähendab? Ma arvan, et väga vähesed inimesed saavad sellest üldse aru, mida see tähendab. Ehk siis see positsioon on nii mugav rääkida sellest mingisugusest oma keeles, mis on paljudele nagu mulle soome keel, sest ma olen Lõuna-Eestist, vaata. Ma saan aru, kui ma pingutan, siis ma saan aru, aga ma ei saa kohe aru. Ja see on nagu selle väljajätmise üks ots ongi see keeruline keel. Et see ei ole mitte nagu kõige suurem probleem automaatselt, aga see on nagu hea näide sellest, et kuidas me nagu üldse ei mõtlegi, kuidas me peaksime näiteks riigi asju selgitama. Ma ei arva, et peaks kõik ajama mingit lihtsat keelt, mis on lapselegi arusaadav, aga see, mis puudutab võimu teostamist, mis puudutab inimesi, mis puudutab seda, mida nad peaksid nagu ühiselt tegema, see peaks olema lihtne ja selge. Et see on üks asi, millest ma arvan üldse aru ei saada, sest et need inimesed, kes räägivad keerulist keelt, nende jaoks ei ole keeruline keel. Et väga raske on panna ennast teise kingadesse.
ja siis teine hästi naljakas asi on see, et ma ise nimetan seda infomuula teooriaks. Et kui näiteks vaadata, kuidas mõned sellised hübriidprobleemid sünnivad, siis on niimoodi, et tuleb mingisugune inimene, kes ütleb midagi üliprovokatiivset ja siis ülejäänud inimesed hakkavad selle kõik reageerima, kuidas ta niimoodi ütles ja siis veel hakkavad seda nagu tiražeerima või noh, hakkavad seda levitama, seda sama ütlust, mis juba oli. Ja saamata aru, et väga paljud nagu hübriidstrateegiad ongi niimoodi üles ehitatud, solva kedagi kõige rängemal viisil. No näiteks see käemärk, mis oli, mida kunagi Eesti sellised alt-right tüübid nagu tegid, parlamendis ka tehti, Martin Helme tegi ja nii. See läks kulutulena levima. Kõik levitasid. Mis see käemärk oli? Tahad, ma näitan sulle seda praegu. Jaa. Ei, ma ei taha seda. Okay. Et see tähendas tegelikult okei, aga seda kasutasid mõned ekstremistid ja siis seda... Kas sa tead, kus kohas see tegelikult pihta hakkas? Ma ei tea, kus see võis alata. Ma tean, et Uus-Meremaal seda... Tead, mis ma tahan selle kohta teha väikse sisseütluse, sellepärast, et see sisseütlus ei ole sõna isegi, andke andeks. Nüüd on. Ei, see on fantastiline, kuidas see asi hakkas pihta, sest see asi hakkas pihta niimoodi, et jällegi 4chan, mida ma enne mainisin, eks ole, mis on kõige nii-öelda, no üks kõige ekstreemsematest siukesest interneti mustadest nurkadest nii-öelda, mis on väga modereerimata. Seal see tehti naljana, et hakkame ütlema, et see tähendab, ongi natsionalistide ja sellist asja ja mitme asjaga, nagu sealt on mitu asja alguse saanud, kus juures on väga nii-öelda pädevad teooriad selle kohta, et ka see lameda maa teooria sai 4chanist alguse naljana, et nad ütlesid, et proovime seda hakata levitama ja vaatame, et kas mingitel inimestel läheb see peale. Ja nii tihti juhtubki see, et mingi asi hakkab, keegid internetitrollid mõtlevad, et teeme nalja ja mingid inimesed hakkavad seda tõsiselt võtma ja järsku ongi täpselt nagu sa tõid näite, et see on järsku kõik teavad ja tehakse meil parlamendis siukest asja. Ja see on see, ütleme nii, et kui on nagu meemi aktsiad näiteks, et kus inimesed otsustavad, hakkame mingid aktsiad koos ostma, tõstame selle hinde, samamoodi on meemipoliitika kujundamine, et see on kõik olemas, aga lihtsalt ongi see, et ka täiesti normaalsed ja tublid inimesed ei saa järsku ühel hetkel aru sellest, et on ise selle nagu levitajad. Ja muidugi see arusaamatus läheb väga, mõnes mõttes on ka, ma taipan, miks see tekib, et ega siis ei pea ju ennast tsenseerima ka. Aga ma arvan, et kõige olulisem on märgata seda, et kui keegi, kellel ei ole mingisugust positsiooni, et tal ei ole mingisugust väga suurt võimu, ründab kedagi eriti agressiivselt, et sellisel juhul ma arvan, et selle tiražeerimine sellisel kujul, et kui vale see nüüd oli, annabki selle võimu. Aga samal ajal, kui selle nii-öelda väga räige asja teeb keegi, kellel juba on võim, Vladimir Putin või ma ei tea, Kaja Kallas või keegi, kui ta peaks tegema, ta ei ole teinud minu jaoks. Et siis on, muidugi tuleb sellest rääkida. Aga võt selle otsuse tegemine, et kui mingisugune mingi 200 jälgijaga inimene lihtsalt teeb midagi väga räiget, ränka, mingid sümbolid nagu ründab ja siis 20 000 korda seda kuskil tiražeeritakse, siis me oleme tegelikult jõudnud sellesse kohta, kus me oleme kellegi infomuulad nagu. Aga see on nagu selline asi, mis ei ole üldse populaarne jutt. Et ma tean, et mõned inimesed selle peale ütlevad, et ma ei tea, et ma ei tunne üldse, et ma nagu oleks seda praegu olnud. Aga sellisel mustris vaatad seda, mõtled, aga tegelikult nad ju isegi alt-right seltskonnad ise räägivad seda omavahel. Nad räägivadki, et pöörame lihtsalt räigemaks, et siis läheb levima ja nad saavad palju rohkem sellest nagu kasu kui sellest, kui see ei lähe levima. Ja seal on ka see asi sees, mida me ei tunnista ja mida need inimesed, kes nii-öelda nende muuladena toimivad, ei taha tunnistada, et kuna see on nii ekstreemne ja meie tunneme, et meie eristume sellest, ehk siis meie selle kõrval näeme välja mõistlikud ja targad ja paremad, siis see on tegelikult meie enda ego, mida me laseme liugu kellegi teise lolluse peal. Ja me justkui tahame näidata, me ütleme, et vaadake, kui loll tema on, tegelikult me tahame näidata, et vaadake, kui mõistlik mina olen, et mina sellest läbi näen ja siis võimendamegi seda aina rohkem ja rohkem. See on veel üks huvitav asi, et tegelikult on olemas ühiskonnas ka palju valvekoeri, kelle ülesanne ongi avastada selliseid asju. Ja mõnes mõttes ongi nüüd nende asi otsustada, et kas nad sellele reageerides, mis on nende töö, et kuidas nad reageerivad, kas nad reageerivad väga nagu võimsalt ja kõrge profiiliga, et Eestis ongi nüüd niisugused asjad või nad kaaluvad ja nad avastavad, seda tegi ainult mingi väike seltskond ja nad
ei näita, et see on nüüd nende mingi tänane töö on tehtud, et me lihtsalt hakkasime seda vastu ründama ja tekitasime. Ja tegelikult on, isegi lugesin kuskilt, et kas Prantsusmaa kordab nagu USA nagu meediavigu sellega, et Donald Trump sai ka väga palju agendat just tänu sellele kontrollida, et ta oli lihtsalt meediale seksikas läbi selle konfrontatsiooni. Kas ta tõesti kutsus üles tegema midagi sellist, suured pealkirjad, et kas Prantsusmaa, seal on mitu nagu sellist parem alt-righti nagu liidrikandidaati, et vahepeal hakkas tekkima tunne, et seal just need samad alt-right saavad samal põhimõttel kogu aeg meediapinda. Ja siis on meedia juba mõnes mõttes tiražeerib, kuna neil on tegelikult kasulik, et see saab nagu inimesed lugema, No ma arvan, et ma ei taha küll kellegi nime mainida, aga me võime ka iseenda riigis näha väga palju näiteid sellest, kuidas on üle võetud neid nippe, mis Ameerikas keegi teeb midagi ekstreemset. See töötab, meedia võtab sõna ja ongi, ütle midagi täiesti lollakat, ütlegi midagi, mida inimesed vihkavad ja me siin lihtsalt teeme seda natuke pehmemal kujul, aga tegelikult see šnitt on alati Ameerikast otse võetud. Nõus. See hakkas ka selle koroona ajaga pihta, kui mingisuguseid kindlaid indiviide toodi välja, et kuidas keegi levitab sellist valeinfot ja mingisugust täielikku umbluudsuust välja ja blokeerime ära, ärme lase nendel inimestel, ma ei tea, blokeerime nad Facebookis ära, ärme luba neid kuskile ja mingite asjadega ma saan väga aru, kui keegi tõesti kutsub üles, eks ole, vägivallale või kuidagi moodi oma jutuga proovib meelega luua sellist olukorda, et inimesed käituksid kuidagi metsikult vastutustundetult loomulikult, siis meil on juba põhiseadus olemas selle jaoks, mis sellist asja keelab ja vajadusel karistab. Aga mingite asjadega, mis on lihtsalt väga jällegi sellised jaburad asjad, mida mõned inimesed usuvad või võib-olla ei usu, lihtsalt tahavad ka levitada, et saada tähelepanu, olgu selle amedamaa teooria või nagu üks naisterahvas, kellega mina sattusin rääkima ja ainult sellepärast rääkisin temaga, et teda ka mitmelt kohalt nii-öelda taheti blokeerida sellepärast, et ta tegi täiesti absurdseid väiteid umbes selle kohta, et ajalugu ei ole olemas. Ja et me ei tea, et kas kunagi üldse maailmas ükski viirus on olemas olnud, et võib-olla need on kõik välja mõeldud, siukseid täiesti absurdseid asju. Ja minu seisukoht sellel hetkel oli see, et kui keegi ütleb seda, et ajalugu ei ole olemas, ja kui keegi ütleb seda, et maa on lame ja mõned inimesed ütlevad seda, et tähti ei ole olemas ja kosmost ei ole olemas, et see on kõik üks, ma ei tea, mingi pilt, mida projitseeritakse kuskile, siis kui meie ühiskond lubab sellistel inimestel rääkida ja me näeme, et sellised inimesed räägivad, siis see on minu jaoks märk tervest ühiskonnast, et isegi kui kellelgi on täiesti absurdi arvamus millegi kohta, nii kaua, kui see kellelegi haiget ei tee, las ta räägib sellest. Seda, et see on ju positiivne ja minul tekib hirm sellel hetkel, kui me tahame kedagi lihtsalt mingisuguste jaburuste levitamise eest nii-öelda põlu alla saata. Ja loomulikult see jutt on täiesti teine, kui nad reaalselt tegelevad sellega, et õhutavad vägivallale või õhutavad mingisugusele muule nii-öelda väga ohtlikule tegevusele. See on, ma pigem oleks samas paadis, lihtsalt ongi kõige lollem lugu selles, et sageli need saavad alguse nagu mingisugustest süütumatest asjadest ja siis liiguvad nagu radikaalsemalt. See on see sama asi, eks ole, mis ma ennem ütlesin, et see võib juhtuda see, et see algab väga pehmelt, aga siis ta liigub radikaalselt suunas. Aga sama keeldudega, et kui me hakkame kinni panema, võime hakata panema neid järjest muutuda ise täpselt, üks suur viga, mida nii meil siin kui ma ei tea, paljudel inimestel on võimalus teha ennast pidada nagu selleks siis nii-öelda kõikvõimsaks, et meid ei ükski nagu mingi valearvamus ei saa tabada, et me teeme nagu alati õigeid otsuseid, et see on ka, ma arvan, hästi ohtlik seisukoht. Mistõttu ma olen ka pigem seal paadis, et seni, kuni me ei näe kahju tekkimas, me ei tohiks tegelikult kinni keerata. Et see lihtsalt selle piiri tõmbamine on kohutavalt keeruline. Aga kuidas teie Levilas, nüüd te olete juba, mis on 3. aastat tegutsete, mismoodi teie proovite nii-öelda leida seda pehmet head kohta siis selle vahel, et ikkagi hoida nii-öelda vaba ajakirjandust, aga mitte laskuda ühte ega teise äärmusesse, mitte lihtsalt kiita takka kõike, mida ma ei tea, valitsus või ma ei tea, Euroopa Liit, NATO teeb, aga mitte ka laskuda lihtsalt sinna poole, et lihtsalt kõike küsitleda ilma mingisuguse aluseta? No meie üks mõte on nagu jutustav ajakirjandus, ehk siis me proovime hästi palju anda inimestele häält ja me anname väga erinevatele inimestele hääle. Selle hetkeni, kui me näeme, et nad ei ole nagu
seda häält kasutades pahatahtlikud ehk lõhkujad, kes ründavad nagu selgelt valedel põhjustel nagu teisi inimesi. Nii et me tugineme hästi palju inimeste häälele, et kui me võtame mingi teema, siis me läheme nende inimeste juurde ja me ei ütle, kuidas nemad peaksid sellest rääkima. Ma arvan, et üks, mis mulle tegelikult võib-olla kõige rohkem meeldinud ongi meie töödest viimasel ajal on Estkoi 8 dokumentaalfilm, kus põhimõtteliselt seal ei ole ühtegi eksperti filmis ja sellest, mis juhtus ühe Eesti üksusega Afganistanis, räägivad mehed ise. Ja mulle nagu nii meeldib see, sest et see üks mõte ongi see, et me ei ütle, kuidas vaataja peaks mõtlema, me ei ütle, kuidas need inimesed peaksid mõtlema, ainult et selle filmi käigus loodi hästi usalduslik ruum. Et need inimesed on justkui nagu kaasautorid lausa sellel. Niimoodi umbes. Daniel, viin teema natukese teise asja peale. Eelmisel aastal juhtus Ameerika Ühendriikides selline asi, kus FBI tahtis siis nii-öelda kinni püüda mingisuguseid ekstremiste, kes olid planeerinud siis ühe senaatori röövimist ja võib-olla ka atentaati. Ja siis neil õnnestus see asi nii-öelda siis takistada, nurjata see katse ja siis, kui nad olid selle katse nurjanud, siis selgus selline tõsiasi, et nendest, ma ei tea, 17 või 18 inimesest, kes olid siis seda nii-öelda planeerinud, olid 17 FBI agendid. Ja miks? Sellepärast, et alates sellest, kui 2001. aastal need septembri rünnakud toimusid, siis tekkis metsik hirm moslemi ekstremistide vastu. Ja sealt FBI sai endale õigusi, et siis nii-öelda kuulata pealt võimalike ekstremistide telefone ja siis nii-öelda nendega vajadusel kuidagimoodi tegeleda. Ja pärast seda on juhtunud väga mitu korda selline asi, kus kedagi kahtlustatakse justkui, et tema võib potentsiaalselt olla ekstremist, aga ta veel ei ole midagi teinud, ta veel ei ole midagi korraldanud, aga meil on hirm, et ta võib seda teha ja milleks siis FBI agentidel on õigus, on see, et aidata kaasa sellele, et ta midagi teeks. Ja inglise keeles on niisugune sõna nagu entrapment. Just. Ja kaasa tõmbamine. Just. Ja enamustes riikides on see illegaalne. Ameerika Ühendriikides seda on lubatud nii politseil kui ka FBI-l teha. Suurbritannias ma tean, et see on niisugust asja ei ole lubatud teha. Aga mis ma selle näitega tahan öelda on see, et tihtipeale, kui meil tekib mingisuguse asja vastu hirm ja me tahame mingit asja takistada, siis see hirm võib minna nii ekstreemseks, et me ise korraldame selle asja selle jaoks, et nii-öelda ennast sellest päästa. Ja see 17 FBI agendi jutt on sellepärast, et reaalselt nad kedagi nagu kahtlustasid ja sellesse kaasati aina rohkem agente, kes nii-öelda õhutasid ühte inimest kaugemale, et ta siis kinni pista. Ja see on väga-väga ekstreemne näide. Aga küsimus ongi selles, et kuidas meie ise saame hoiduda sellest samast asjast, et kui järsku kõik kardavad õudselt valeinfot, et kuidas me ei lasku sellesse kohta ise? Väga hea näide, et ma ise arvangi sellepärast seda, et tuleb luua usalduslikke nagu sellist usaldusruumi ja kogu aeg, kui usaldus ühest otsast kaob, siis kogu aeg mõelda, kuidas ma saan rohkem inimesi usaldada. Ma arvan, et usaldus on selle võti nagu laias plaanis ka ja seda usaldust võib luua läbi meedia. Et näiteks enne Levila kohta küsisid, siis meie esimene asi, me usaldame kohe inimesi. Alles siis, kui peaks mingisugune nagu tõesti tõsine põhjus tekkima, et me siis ei usalda. Et kui me näiteks oma allikaid mõtleme või need, kes meiega räägivad oma lugusid. Ja me läheme nagu sinna, et me proovime ka vastu anda võimalikult suure usalduse, et meedia suhtes on alati selline skepsis olemas, et nad võtavad selle loo ja siis nad teevad sellega mingi pealkirja, mingi klikki, mingi magneti ja siis kasutavad seda ära. Siis me anname nagu sageli inimesele nagu võimaluse kuni lõpuni, et ükskõik mis iganes sa võid alati öelda, et see ei lähe üles, aga mis me näeme, et selle tulemus on ühel hetkel inimesed on nõus palju rohkem rääkima. Ehk siis kuidas luua selliseid ühenduskohti, mis ma rääkisin praegu ainult meedia näidet, aga kus veel? Kuidas anda nagu vähemalt selleks hetkeks elus, et tunda, et siin ruumis ma võin inimesi usaldada.
ja mis on naljakas, et tegelikus elus usaldustunne tekib kergemini kui online'is, et kui sa nagu oled päriselt kuskil ruumis, siis väga paljud hirmud kukuvad maha. Sealt tekib ikkagi küsimus, et kuidas ikkagi viia inimesi aeg-ajalt ikkagi rohkem nagu sellistesse päris kontaktidesse. Ja kolmas suund on võib-olla ikkagi ka tehnoloogia, et ma usun, et kui üleüldine usaldus on madal, et võib-olla on mingisuguses see läheb küll tohutusse kosmosesse mõnes mõttes, aga võib-olla on ka plokiahelas ja kuskil on mingisuguseid asju, mis võimaldavad hakata looma uuesti usaldust, et on olemas mingisugune variant, et ma lihtsalt näen, et sellel on piisavalt kinnitust antud sellele mingile faktile või sellele asjaolule, et sellele on andnud mingite hästi selgete reeglitega, teda on kinnitatud, tõesti, ma usaldan seda. Ja kui me vaatame usaldusriigi vastu samamoodi, et kuidas seda suurendada ja laiendada. See asi, mida mina olen ka viimased mitu aastat proovinud väga palju väljendada, on see, et iga nii-öelda ekstremist, kelle sa kuskilt leiad, siis iga samm nii-öelda ekstreemsuse poole tuleneb sellest, et on mingisugune usaldusahel, mis on murdunud siis, ma ei tea, kas valitsusega, sinu muidu ühiskonnaga ja sealt alati, ühelt poolt on hästi lihtne nii-öelda süüdistada, näidata näpuga, et te olete lihtsalt ekstremistid, te olete hullutajate mingisugust segast juttu, aga teiselt poolt küsida seda küsimust, et aga kus kohast on need usaldusahelad murdunud, et ta on langenud sinnapoole ja mida me saame inimestena teha selle jaoks, et seda usaldust taastada, mitte see, et keegi on juba nii kaugel ja siis veel näitame näpuga ja sõimame ja ütleme, et sa ei ole teretulnud, sa ei ole oodatud, hoia eemale. Et see on nii õudne ja seda on praegult ainult nagu aina hullemaks ja hullemaks ja hullemaks läinud. No just, et kui võtta, kuidas need suuremad nagu sellised impeeriumid nagu kokku kukuvad, ongi see, et ühel hetkel, kui usaldust naturaalselt ei ole piisavalt palju, siis seda nagu üleval hoida mingisuguse võimuga muutub üha kallimaks ja lõpuks sa ikkagi ei saa sellega hakkama. Et usaldust ei saa nagu, ma ei tea, seda ei saa nagu lõputult kinni maksta ja seda tuleb luua kuidagi teisiti. Seda ei saa lõputult sunniga ka teha, sest ühel hetkel inimesed ütlevad, ma ei aitab, ma ei taha selles osaleda enam. Et usaldus on nagu selline, teda ei saa nagu alla klaadida ühe päevaga internetist, et ta peab nagu kasvama mingites tingimustes ja siis ongi see mõte, et kuidas me loome neid tingimusi, et me nagu usuks jälle, et teine inimene on hea. See on suur küsimus, eks ole. Isegi kui oma perekonnas enam mingi ei usu, et siis see ongi suur probleem. Me jõuame sinna algusse tagasi. Et kui me jõuame sinna, et hübriidsõda lõhub just usaldussuhteid. See hübriidosa, just see osa, mis on ebatavaline, ebatavapärane. Relvasid kõik näevad ja nad saavad aru, mis nad teevad, aga just see, et kus pahatahtlik selline suhete lõhkumiseks mõeldud nagu selline jutt peale hakkab, et see on mõeldudki täpselt siis, kui nad ei usalda enam, siis näesti ei ole mingit vastast. See on üks asi, et jällegi iga inimene, kui ta guugeldab, väga lihtne on leida seda, kui palju mingis riigis, eks ole, armees teenivaid inimesi on. Teine asi, mida on väga palju raskem leida, on see, et kui palju mingis riigis on nii-öelda infosõdureid. Ukrainas minu teada on alates 2014. aastast on 300 000 inimest, kes tegelevad seal siis nii-öelda selle Kremli poolse propaganda vastu võitlemisega, kes on kübersõdurid, kes istuvad ka arvutite taga. Saudi Araabias on neid nagu farmide kaupa neid inimesi, kes tegelevad sellega, et Saudi Araabiat siis negatiivselt kajastavaid asju maailmast kuidagi moodi, eks ole, vähendada. Kui palju neid on Venemaal, pole õrna aimugi, aga seda juba õnneks see levib nii-öelda nagu laiemasse meediasse ka viimase 5 aasta jooksul, et Vene nendes trollifarmides nad on korraldanud täiesti fantastilisi asju. Üks näide, mida aina rohkemad inimesed teavad, on see, et mingil hetkel mingites Ameerikas Facebookis 20 kristlaste grupist, nagu mis oli kõige populaarsem, 19 oli Vene trollifarmide poolt loodud ja nad loovad igasuguseid siukseid asju, et teevad, eks ole, korraldavad üritusi, mis on mõeldud, ma ei tea, moslemitele ja kristlastele, korraldavad need samadel tänavatel näiteks, eks ole. Inimestel on siuke tunne, et ma lähen moslemite kokku saama, lähen kristlastega kokku saama, kummalgi pole õrna aimugi, et need on kuskil Vene trollifarmis, mingid vennad on selle lihtsalt viha õhutamiseks, eks ole, üles kruttinud. Et sellist asja on nii palju, inimesed teavad sellest nii vähe. Kas on selle infosõja, hübriidsõja, kogu selle kohta veel midagi, mida, ma ei tea, inimesed võiksid teada, midagi, millele tähelepanu pöörata?
mida me ei ole veel katnud. Et üks asi, mis meid nagu kõige rohkem praegu ohustab, on see, et varem neid kaitses nagu keeleruum. Et päris paljud nagu muidu ka mingi spämm ja skämm ja mingisugused asjad ei olnud usutavad Eestis. Siis nüüd on võimalik ikkagi teha juba päris usutavaid asju, isegi nii, et sa ei tunne selle riigi keelt, sest tõlkeprogrammid on nii head. Sa paned sinna sisse niimoodi, et näiteks toimumiskoht valid selle riigi mingi linna, sa ei pea isegi seal linnas kunagi teadma midagi, tõest valib geograafiliselt mingi linna, neid saab automatiseerida ja et ma ei tea, kas teadmine nüüd kedagi väga aitab, aga et võib-olla sellel moel peaks riik ikkagi valmis olema, et samamoodi, ma ei tea, nagu vastu mingisuguse tuvastamise või ma ei oska öelda selle info, see, kuidas üldse riik infot edastab, et see peaks ka olema nende tehnoloogiatega võrdväärne ja sellega tuleks küll tegeleda. Aga kus sa näed, kuhu see nagu tulevik praegult meid viib? Selles mõttes, et ma olen viimasel ajal mõelnud nii palju selle peale, et veel mõnikümmend aastat tagasi, ka siis, kui mina olin laps, 95–99% minu elust oli see, mida ma visuaalselt näen, mida ma füüsiliselt saan katsuda. See, mis ma tean, mis maailmas toimub, on see, mida ma päriselt näen ja katsun ja puudun, mida keegi, keda ma tean, mulle ütleb. Ja nüüd nii suur osa, kui ma vaatan oma tundemaailma või oma mõttemaailma, mis emotsioonid minust tekivad, mis mõtted mul tekivad, ei tulene sellest, et ma oleks midagi näinud, et ma oleks midagi kuulnud, see tuleb lihtsalt läbi ekraani, eks ole. Ja mingid konfliktid, mille peale ma olen mõelnud aastaid alates Afganistanist, Iraak, nii edasi, kõik seal asjad, mis on toimunud, siis see on minuni tegelikult kõik jõudnud läbi mingisuguse ekraani vahenduse ja ka mõelda selle peale, et nii suur osa meie elust on nüüd mõjutatud asjadest, mida me päriselt näha ja katsuda ei saa. See ongi, mul ei ole tegelikult mingisugust küsimust, aga see teema on lihtsalt nii põnev ja see on asi, millest ma ei suuda kätega kinni võtta, et kuhu see meid viib. Mul on samad mõtted, aga et mul nagu aeg-ajalt on selline lootuse kiir, et ja ma ei tea, võtame näiteks sellise tehnoloogia nagu droonid, et nad tunduvad nagu sõja mõttes kohutavalt ohtlikud, et nad on väikesed, neid ei ole märgata võimalik radaritega, neid võib mingi eriti vastikuid värdjalikke võib nagu arendada välja mingid miniatuurseid, mis nagu ründavad inimesi otse või mida iganes on ju. Ja siis mulle tundub, et kõiki nende imelike uute tehnoloogia asjade nagu vastu tulevad alati ka mingisugused kaitsetehnoloogiad. Ja ma usun, et on võimalik ikkagi arendada välja ka mingisugune kokkuleppetehnoloogia, mis aitab meil kokku leppida mingites aspektides, et mis on reaalsem või ma isegi ei taha kasutada sõna tõde, sellepärast et sageli ei ole see kohe teadagi, mis on tõde. Aga et oleks võimalik kokku leppida, et vähemalt selles me oleme niimoodi kokku leppinud. Et see asi juhtus, seal ruumis oli mingi 100 inimest, nad leppisid kokku, et tõesti nad kinnitavad, et seal midagi sellist juhtus, et siis et kuidagi jõuame sinna hetke, et kus sa näed mingisugust, ükskõik missugust postitust või videot või nii edasi, siis seal all on kuskil selline märk, mis ütleb, et see on valideeritud nagu läbi selle uue tehnoloogia. Ma ei tea, aga ma usun, et see millalgi tuleb, sest nagu see on vajalik. Ja kui see on vajalik, siis ikkagi selle vastu on nii suur huvi, et ma arvan, et see ka leiutatakse. Droonidega on sama asi, neid saab tegelikult, järjest tuleb uusi tehnoloogiad, mis lõpuks kõrvetavad nad kuidagi niimoodi ära, et nad ikkagi ei jõua sinuni, isegi kui nad on kõige vastikumad ja värdjalikumad asjad. Lihtsalt see tuleb 10 aastat hiljem. Et minu mõte ongi see, et siis me lihtsalt peame nagu arendama ikkagi selles uues maailmas mingisugused uued tehnoloogiad sinna ka. Mind kunagi peeti Pärnu maanteel, politsei pidas mind kinni, ei ületanud kiirust ja siis nad ütlesid, et meil on autos radar ja me oma radariga nägime seda, et teil on autos radar, mis siis otsib, eks ole, kiirusmõõtjaid, aga kuna meil on autos antiradari radar, siis me nägime seda, et teil on radar ja teil oli ka antiradar ja antiradar, aga meil on veel antiradar ja antiradar ja antiradar, nii et me teame, et teil on see antiradar ja see on keelatud, nii et sellepärast peatasid mu kinni ja tegid. Aga teil oli siis või? Oli siis või? Ja oli küll, jaa. Aga see ei olnud minu auto selles mõttes, et ma ei olnud teadlik sellest. Aga see sama asjaga nagu natukene edasi liikudes, et mul ongi tekkinud selline kaks nagu
potentsiaalset võimalust. Mulle tundub ka loogilisem see, mis teie ütlete, aga teine asi näiteks lugesin ka selle kohta, kuidas jällegi on Venemaa kasutanud äppe, mingisuguseid täiesti tavalisi äppe, eks ole, mis sa kuskilt App Store'ist endale tõmbad selle jaoks, et läbi geolokatsioonide teada saada kõikide Ukraina mingite baaside, kus kohas sul mingeid asju, eks ole, hoiad. See tuleb nii lihtsasti ja see on jällegi mingi selline asi, et kui meil kogu seda internetimaastikku ei oleks, sa pead väga kõvasti vaeva nägema selle jaoks, et sul uurajad leiaksid, teaksid ja nii edasi. Noh, samamoodi, kui sa vaatad Google Earth, eks ole, sul on kohad, mis on mustad kastid peal, sellepärast, et keegi ei tohi teada lihtsalt, kus kohas mingid asjad on, mis riigil on kriitilise tähtsusega. Aga kuna nii lihtsaks on läinud see, et inimeste järgi luurata ja mida TikTok nüüd teeb nii massiliselt, et see on täiesti uskumatu, eks ole, mida TikTok kõike jälgib, teeb datat, mis ta kogub. Et see teine variant, mis mu peas vahepeal keerleb, on see, et äkki kui see asi veel natukene ekstreemsemaks läheb, siis me jõuame mingisse sellisesse kohta, kus öeldakse lihtsalt, et nagu ei, lihtsalt me mingitele telefonidele, arvutile, asjadele, et me võib-olla tavaelus saame neid veel edasi kasutada, aga mingites suurtes kohtades need lihtsalt keelatakse ära, sellepärast et see oht, et keegi saab neid häkkida ja läbi selle nii tugevalt mõjutada sinu riiki, kultuuri, on lihtsalt nii suur. Ma ei tea, võib-olla, aga ma ei taha seda uskuda. Ma nagu vaatan seda laia nagu sellist suunda, kus tehnoloogiad on ikkagi juurduvad nii tugevasti inimeste ellu, et nad pigem mõtlevad mingisuguse viisi seda tehnoloogia mõju pehmendamiseks kui selle ärakeelamiseks. Ma ei tea, kas see on optimism või pessimism, aga ma millegi pärast ei usu. Ega ma ütlen ka, et mina ise ka kaldun seda arvama, aga ma vahepeal mõtlen, et keegi mingil hetkel võiks teha mingi hea infograafiku selle kohta, et kui palju on füüsilisi katastroofe meil viimase 20 aasta jooksul juhtunud ainult tänu mingitele nagu mobiilseadetele. Et ma arvan, et see on päris nagu, sest need asjad juba mõjutavad meie elu nii metsikult tugevalt ja me ei ole keegi isegi aru saanud, see on lihtsalt libisenud meie igapäeva ellu sisse. Ei see, et nad on elu pea peale pööranud, ma üldse ei kaatle. Daniel, viimane küsimus sulle. Meil fotograafis kas on moto inspireerides teadlikumat maailma. Kuidas me inspireerime teadlikumat maailma? Eeskujudega. Mulle tundub, mind on näiteks inspireerinud viimasel ajal just see, et mul oli siis Marimets Levilast oli seal Poola piiril, vaatas esimestel päevadel just hakkasin põgenikevoorid, olid seal järjekordades, tulid üle piiri ja seal oli üks inglise mees, ta oli tegelikult Taani päritolu ja ta ütles niimoodi, et sellel hetkel, kui ta nägi uudistest, et sõda on lahti, ta pakkis oma väikse mingi kohviku, hüppas minibussi ja hakkas piiri poole sõitma, sest ta arvas, et tast on seal kasu põgenike aitamisel ja oligi. Ta ei tahtnud, et temast pilti tehakse, ta ei tahtnud, et temast väga räägitakse, aga ta rääkis seda eravestluses. Ja ma mõtlesin, et see on nagu see näide just, et ma vahel rahuajal inimesed on kaua eas nagu elus olnud ja siis nad räägivad natuke küüniliselt siin, et kõigil on mingid oma huvid ja nii edasi. Mina ei tea, kui ma selle mehe peale mõtlen näiteks, ma nagu tunne, et just rasked ajad toovad välja, et nagu sellist ilusat inimlikkust nagu. Ja tema minule näiteks nagu hästi lahedalt mõjus eeskujuna see lugu ja see olukord nagu. Väga kaunis. Daniel Vaarik, suur aitäh saatesse tulemast. Aitäh kutsumast. Ja suur aitäh vaatamast ja kohtume juba 2 nädala pärast.